No nii, tere tulemast. Oled õiges kohas, kuulad Great Startup turunduse podcasti, kus uurime edukatelt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt. tere ka minu poolt, mina olen Marelle Ellen ja see on tegelikult teine kord, kui me oleme siin laivis kahekesi või noh, ütleme, teeme podcast'i kahekesi. Eelmine kord oli Promote'ist, seekord räägime pisut laiemalt. Jah, sina said kutse Griti podcasti, mina ei saanud, Vabandust. aga jah, live on jah, selles mõttes teist korda, me oleme ühe korra enne laivis olnud, olime Tartus, oli podcasti festival, oli siis Mhm. Poku episood on laivis salvestatud, aga väga selles mõttes huvitav, ütleme niimoodi, et päris excitement oli siin ikka üleval, Väike et elevus, jah? kui muidu ongi see, et saame vahepeal panna pausile ja salvestada uuesti, siis siin seda teha ei saa, siin läheb metsa, et ja, aga ühesõnaga taustalugu on see, et me oleme Grit podcast'i teinud nüüd pea 3,5 aastat. Me oleme salvestanud 35 episoodi, millest ühe pidime maha võtma, sest seal oli liiga palju infot. aga ühesõnaga palju tundlikke andmeid oli. päris palju väga ägedaid startup turundajaid ja spetsialiste on siit läbi käinud ja mõtlesimegi Andresega, et võib-olla teeme sellise tagasivaatava laivi, et korra nagu veits reflekteerime, et mida me õppinud oleme siit. Mm -hmm. Jaa, sest tegelikult, aga mis me saimegi aru, et ega see 30 episoodi on ikka väga palju ja me hakkasime ise vanu episoode ka üle kuulama ja veel, et meelde tuletada asju ja suht head on. see on päris head, aga selles mõttes info hulk on ikka ka meeletu, et me edaspidi mõtlesimegi, et võib-olla peaks hakkama iga 10 tagant tegema mingeid kokkuvõtvaid, et paneme kokku, et juba täna ma arvan sellest infost me arutasime, me saaks mingi 500 leheküljelise või isegi 1000 leheküljelise turundusraamatu panna kirja. Aga jah, selles mõttes see teekond on olnud selles mõttes huvitav, väga paljusid inimesi tegelikult ei ole siin podcast'is käinud, kes tegelikult kas oleksid võinud siin olla või tahtsid siia tulla. et me oleme ikkagi olnud väga selle sihuke kvaliteet üle kvantiteedi mõttelaadiga väga tugevalt, seega oleme mitmetele öelnud, et lihtsalt võib-olla see podcast ei ole see koht, kus peaks nendest teemadest rääkima ja samuti on olnud ühe startup'iga see, et oli kõne ja pärast meil on nii, et enne igat episoodi on ettevalmistav kõne. Ja siis seal nagu nägime, et võib-olla jah, episoodi seekord veel ei salvesta, et võib-olla mõne aja pärast. ehk siis seda jah, kvaliteedi osas oleme üritanud hoida seda nii kõrgel seda latti kui saame. Aga jah, keskendunud sellele oleme, et ikkagi edukad idufirmad oleksid siin ja mis on lahe, et tegelikult kõik edukad, kes meil on mingid Eesti siuksed parimad turunduse pead, need on ikkagi siit läbi käinud. Mhm. Jah, vahepeal läksime ingliskeelseks, sest meil tunduski, et eesti keeles ei saa piisavalt külalisi, et lihtsalt Eesti saab otsa. Ja mis on veel võib-olla huvitav teada, mida me enda külalistele enne ütleme, enne kui me laivi lähme, on see, et me ütleme neile esiteks seda, et ärge muretsege, et te ei ole laivis. aga mis me veel ütleme, et väga oluline on siin episoodis rääkida siin podcast'is sisust, seega kujuta ette, et meid kuulab Andrus Purde ja Hando Sinisalu. Need on siuksed kaks nime, keda ma mainin niimoodi. Hanno on öelnud, et ta kuulab kõiki episoode, et neil oleks ka huvitav kuulata. ja seega, ja me tahame, et kui inimene, et see Kriti podcast ideaalis on raske kuulata samal ajal, kui sa sporti teed, sellepärast et kui sa jooksed, siis sa tahad pidevalt seisma jääda ja märkmeid teha. Et see on see goal, Mhm. ja see on see, kuidas me ette valmistame enda külalisi ka. Aga igatahes teeme siukse võimalusel sellise interaktiivse, sest te olete ju ikkagi julged inimesed, ma usun, et tahate ka võib-olla kaasa mõelda. ehk siis teeks, chati saavad inimesed ikka kirjutada ka või? Sa näed chati või? jah, näed küll vist. Mhm. Kirjutage Siiralt keegi hetkel. midagi, siis saame teada, kas see on võimalik. nii jah, te võite korra, no väga hea, super. Nii, aga teemegi esimese siukse, ehk siis kui teil küsimusi tekib, me ise siin jälgime ja saame samal ajal ka jooksvalt võib-olla Mhm. võtta need küsimused sisse. ja kes on LinkedInis, vaatab siis LinkedIni kommentaaridesse võib ka kirjutada, siis vaatame sinna ka. ohoh, Taavi tuli ka kohale, oi Taavi, tervitus, sinust on sa saad ilmselt jah, siin väga palju shout out'i ja väga palju tsiteeritud. aga mis veel ja teeme esimese avaküsimuse, kõik kirjutage palun, et kas te olete B2B või B2C turundaja või te olete mõni hübriid.
nii, B2B, kaks B2B-d, kolm puud, kas tuleb veel kolm ja kaks ai, B2C, kolm B2C ja hübriid, kolm B2B, 10 B2B. kusjuures nüüd ma ei teagi, palju on äkki, aga suht lahe, tegelikult läheb täitsa, okei, B2B-d on, jah, hübriide on siin, davai. okei, no väga lahe, selles mõttes, noh, nagu ikka Eestis kombeks, B2B on valdav osa ja siis jah, mingi osa on siis B2C. väga hea, aitäh ja nüüd täpselt sama innukusega siis võite mõelda kaasa ja küsida küsimusi, lisada enda mõtteid. kui teil on endal mingi äge turundustööriist, mida kõik inimesed võiksid kasutada, feel free jätta oma demo link sinna. see ei pahanda üldse selle. ja kes annab parima vastuse, see saab järgmiseks saatekülaliseks kutsume. ja, aga ma ei tea, lähme siis sisuosa juurde. ja alustamegi kohe Taavi teemaga. ja, et kui Taavi siin juba ja, ei tegelikult Messente episood on, ma arvan, et viimasel aastal kindlasti üks kõige rohkem tagasisidet saanud episood, üks kõige rohkem kiidetud episood. ja minu enda jaoks ka ta oli nagu, ta muutis mu mõttemaailma hästi palju, sellepärast et noh, startup maailmas me nagu kipume olema hästi kuluefektiivsed ja siis tihti me nagu keskendumegi ainult nõudluse püüdmisele. aga noh, sellega on nagu kaks probleemi on ju, et esiteks on piiratud ja teiseks ta on väga konkurentsitihe. ja mida Taavi ütleski, on see, et 95% su potentsiaalsetest klientidest tegelikult ei vaja või nad ei ole valmis praegu ostma. aga ometi nagu kõik ajavad taga seda 5% seal, sealhulgas su konkurendid. ehk ja eriti siis suuremad konkurendid, kellel on väga palju rohkem eelarvet. ja ehk siis tegelikult nagu see nõudluse püüdmine ei ole alati nagu see kõige õigem tee, kuhu minna. jah, minu meelest see, ma mäletan, mis asi oli minu jaoks seal ka nagu silme avav, oli see, et kui lugeda kuskilt, et kuidas B2B mingit turundust teha, siis väga levinud mudel on see, et tee mingi white paper, siis inimesed selleks, et seda alla laadida, peavad panema oma emaili, telefoninumbri ja siis see liigub sales tiimile, sales tiim võtab ühendust ja siis close ib need kliendid ära ja voila, oledki unicorn varsti. aga mis jah, Taavi tõigi välja siukse nagu karmi tõe, mida võib-olla kõik natuke ikkagi sisimas arvasid, mis see reaalsus on ja reaalsus ongi see, et inimene lihtsalt laadib mingi materjali alla selleks, et natuke harida ennast ja nüüd ta saab mingi müügivenna kõne, et aga ja, et meil pricing, äkki tuled demosse, kuulad meie toodet, too võib-olla üldse ei teagi, et mis see toodegi üldse on, ta on lihtsalt tahtnudki infot koguda. et see oli ka minu meelest pani ka mulle selle asja paika, et okei, et võib-olla see white paper funnel, kui seda teha, siis seda peab kuidagi väga hästi läbi mõtlema, aga et see, mis Taavi tõigi välja, kuidas nemad eksperimenteerisid sellega ja tegelikult see tagasiside oli väga kehv, et selles mõttes, et see conversion oli väga madal sealt ja siis ta saigi aru, et peab hakkama keskenduma sellele demand nõudluse tekitamise osale ja mis tuligi välja, on see, et see nõudluse tekitamise vastuväide ja mida ma olen nüüd ise ka olnud seal situatsioonis ühe B2B kliendiga, kus ka see on pikaajaline ja väga paljud nagu ei jõua ära oodata seda ja eriti veel, kui sa agentuuril näiteks veel pakud teenust, siis neil ongi, et tasuvus on nii pika aja pärast. aga lihtsalt see ongi see karm reaalsus, aga lihtsalt ka hea, et kui algul ei lähe, siis et nii nagu Taavi tõi välja, et sihuke 8 kuni 11 kuud on see, kus võib-olla hakkad nägema mingeid esimesi liide. aga enne on see, et sa näed, et engagement juba tõuseb, et mingid nagu positiivsed märgid seal suunas peavad olema. jah, aga nüüd sellest ongi nagu hästi seotud kogu selle brändi teemaga. et eriti B2B-s on ju, et ikkagi nagu pigem väga tugevalt eelistatakse tuntud brände, usaldusväärseid brände, sest et noh, see ei ole väga, et oh, näen mingit uut tarkvara ja proovin, et see on ikkagi, sa võtad seda nagu sa ostad sellelt ettevõttelt, keda sa usaldad ja noh, see usalduse tekitamine on ju, võtabki aega. ja kusjuures seda Vinter tõi ka välja seda, et ta algul, et tema ütles ta mõnes postitusi, üks postitus oli nii, et ta tegi ühte postitust 3 korda avaldas LinkedInis, sellepärast ta kõigepealt avaldas, ta tahtis öelda inimestele edasi seda infot, et hea copy, halb disain, leht toob rohkem müüki kui hea disain, halva copy'ga leht ja siis, aga ta tahtis, see oli siuke nagu hea asi, mida öelda, aga see sõnum võib minna segaseks. LinkedInist avaldas esimesena selle postituse, ei läinud levima.
siis ta kirjutas selle postituse veits ümber selle sama sisu peale, ei läinud levima ja lõpuks 3. korral ta kirjutas veel ja lõpuks noh, kokku ta oli mitu tundi pannud sinna nagu ühe postituse alla ja lõpus pani ka mitu tundi selle viimase postituse alla ja siis see oli kõige viraalsem postitus, mis Winteril on välja läinud. Aga ta ütleski, et Peep jah, kirjutab oma postitusi mingi 5 minutiga, sest tal on nagu autoriteet, aga kui sa oled uus bränd, sa pead, eriti kui sa B2B kontona avaldad, siis sa pead näitama seda usaldusväärsust ja siis sa peadki panema rohkem tunde alla ja nägema vaeva selle postituse sisuga. Et no põhimõtteliselt mõte on see, on ju, et kui ühel hetkel mingil ettevõttel on vaja seda sõnumi testimise platvormi, et siis tal on kohe mingi, okei, Winter. Jah, ja pluss on see, et kui tegelikult, kui tugev asi on see, kui keegi ütleb mingil juhatuse või mingil koosolekule, et jaa, ma olen kuulnud neist versus ma ei ole neist kunagi kuulnud. Et ma usun, et see võib-olla tõstab, olgugi, et seal taga ei ole mingit sisu, mis vahet seal on, kas sa oled kuulnud mingist tööriistast, ega see ei tähenda, kas ta on hea või halb otseselt. Et see ei ole nagu otseselt sellega seotud, aga see ikkagi jah, on ilmselt nagu väga oluline asi, mis ilmselt tõstab nagu kaalupinda, et kas üks täiesti non-name tarkvara või nimega tuntud tarkvara. Aga mis selle jätimäend minu meelest teeb keeruliseks, selle nõudluse turunduse on see sisu genereerimine, et see pidev sisuvoog, et mida Taavi tõi välja ja Winter täpselt samamoodi, et neil toimub igakuiselt toimuvad veebinarid. Kus nad saavadki lõigata ja need on videona ka, nii et nad saavad sealt välja lõigata siis siuke terve kuu jagu postitusi ja iga kuu webinar toimub ja suuresti Messentel lihtsalt selle jaoks, et saadagi content'i. Et minu meelest see on siuke lahe ehitadagi niimoodi üles jah, et sul ongi webinar, sealt saadki sisu ja siis sellest teed postitused. Et ja. Pluss webinarid on üldse tegelikult selles mõttes väga lahe suund minu meelest B2B-s, mida tegelikult annaks veel rohkem kasutada. Et siuke 3 aastat tagasi oli niimoodi, et kui ma töötasin Adactis, siis tegelikult LinkedIni webinarid oli üks põhikanal, kuidas me siukest tuntust ja nähtavust tekitasime, aga demosi saime välismaalt, et oligi see, et ja noh, siiamaani nad kasutavad seda, et ja see süsteem oligi see, et kõigepealt läks webinar üles ja meil oli mingi sihitud teemad, näiteks how to do gamification marketing in FMCG, teinekord oli in gambling ja niimoodi nagu sektoripõhised ja vahepeal oli ikka mingid üldised, et kuidas teha lihtsalt mingi ja panid aastaarvu järgmise aasta näiteks, et how to do gamification marketing in 2024 ja siis ja seal oli see, et inimesed kõigepealt tuli kõik töötajad või kes seal meiega seotud olid, kutsusid oma connection eid ja siis me saime aru, et kui teatud arvu connection eid mõni 100 on käes, siis hakkab see asi levima ja siis tuleb rohkem connection eid ja niimoodi lõpuks me saimegi edasi ja seal olid ka enam mõned automaatsed tööriistad seal, Phantom Buster ja Prospect Labs. Oli ka mingi mitu tuhat osalejat seal lõpuks, on ju? Lõpuks oli mingi 2000 oli vist siuke, mis me lõpuks saime täitsa keskmiselt jah. Et nende automaattööriistadega ja sellega, et siis meil postitamisega oli ka nagu, et aeg-ajalt postitasime, seal oli ka mingi 3 postitust, mis läks välja, et saada osalejaid. Aga seal on ka LinkedIn event ad on olemas, seda me ka ühe korra proovisime, et mingi 7 sotti lükkasime alla ja siis selle eest saime ka mingi paar tuhat osalejat kokku ja ütleme, ja siis oligi see, et oli live webinar, seal oli mingi mõned sajad inimesed, seal me kohe kutsusime demosse inimesi ka ja siis oli see, et meil oli kõigi emailid, pärast saatsime neile emaile ja pärast saime ka mingid segmenditud liste teha, kellele ka hiljem nagu meiliturundusega esitada küsimusi. Et jah, mulle tundub siuke webinar funnel on täitsa siuke teema ja ma olen kuulnud Prospect Labs siuke tööriist välismaal, ainult sellega nad kasutajaid saidki, nad olid nagu parasjagu odav toode ka ja see oli ainus asi, mis nad tegid. Nii, aga ja veel üks asi, et kus neid ideid leida, et kuidas kirjutada mingitel huvitavatel teemadel või avaldada infot, et mida tõi siis Poku, Mattis Liivak välja, kes enne oli Fortumo, oli Poku, et neil on, et küsi, kas sul on mingeid unique insight'e, et näiteks Fortumol on niimoodi, et neil oli teada nemad pakuvad siis mobiilimaksete teenust ja seetõttu neil on teada ülemaailmselt, kuidas inimeste payment habit'id on, makseharjumused erinevates regioonides ja neil on teada, palju seal on mingisuguseid seadmeid ja kõiki neid asju. Ja see on väga huvitav info, mis huvitab nende sihtgruppi, kes mõtlevad sellele, et laieneda kuhugi mingisse regiooni ja siis neil ja nad tahavad teada, palju seal inimesed maksavad mobiiliga ja niimoodi. Ja seega sellest nad hakkasid avaldama siukseid
raporteid. Et jah, minu meelest väga lahe idee. Jah. Aga jah, no selles suhtes nõudluse püüdmine on ka, on ju ikkagi eksisteeriv funktsioon, mis võiks olemas olla, et noh, mis sisuliselt on SEO, mis tegelikult tulebki alustada makstud reklaamid. sellest, isegi jah, nõudlusturunduse puhul, alustada sellest. ja, et no eriti noh, võib-olla kui juhul, kui on nagu mingi toode, mida otsitakse, mida klient otsib ja millel ei ole väga tugevat nagu konkurentsi. Et noh, Katana episood näiteks oli see, et nemad keskenduvad, on ju või noh, tollal vähemalt keskendusid nõudluse püüdmisele. ja mulle hullult meeldis see, kuidas Oliver Vesi ütles, et see on nagu mäng, mille eesmärk on otsingumootorites domineerida. Ehk siis sa üritad ennast lisada igale lehele Google'is, ütleme esimestel lehtedel, mis ei ole su konkurendi omad. Ehk siis sa oled enda lehtedega, on ju seal nähtaval, pluss siis kõik muud. ja noh, kui sa otsid mingit B2B lahendust, näiteks ma ei tea, best lead management tool, siis hästi paljud otsinguvasted tihti on see mingi nagu nii-öelda top listid, et kus ongi mingi top 10 lead management tools. ja nagu ma ei tea, kas ma olin naiivne, aga mu jaoks see on nagu Grit podcasti kõige šokeerivam avastus minu jaoks läbi aastate ongi see, et nagu ma alati mõtlesin, et seal on reaalselt mingi inimene, kes võtab ja testib erinevaid tarkvarasid ja kirjutab mingeid arvustusi nende kohta. aga nagu see on, sa saad nagu osta ennast sinna sisse lihtsalt, ehk siis põhimõtteliselt nagu see on mingi list, see on täiega pettus ja et kes kõige rohkem maksab, see on listis ülevalpool. jah, skäm, jah. täiega skäm ja, aga noh, nagu nende liidide kvaliteet on tihti väga hea. see maksumus erineb väga palju, ma olen Promote'ile, ma arvan, hinnapakkumisi saanud nagu paar tükki on nagu mingi, no problem, panen su sisse tasuta. aga ma olen ka mingi $8000 hinnapakkumisi saanud. jah, küll aga seal on see, et ta ei ole muidugi jah, skämm ei saa selles mõttes öelda, ta on tegelikult nagu SEO mingis mõttes, et sul peab olema selline mingid väga hullud kriteeriumid, üks asi on see, et sa maksad, aga minu meelest seal on see, et sul peab olema pidev voog neid arvustusi ka, mis tuleb sisse, et need, kes seal tipus on, nagu näiteks Katana, siis ma sain aru, neil on päris korralik mootor ehitatud selleks, et pidevalt need värskeid arvustusi on. Okei, no ja sa räägid nagu nendest, mis on mingi Capterra ja need nagu software review platvormid. Mis sa mõtlesid praegu? No need ka, aga noh, ongi noh, mingid blogiartiklid on ka, kus ongi lihtsalt parimad. Okei, jah, no nad on tõesti jah. ja, aga noh, ongi, et need, kes sealt kaudu tulevad, et tihti ongi need inimesed juba on väga soojad kontaktid, sest nad aktiivselt juba otsivad lahendust. pluss nad arvavad siis, et sinu toode on üks parimate hulgast, nii et. pluss on see, et noh, et isegi kui meie, kes me teame nagu seda võib-olla köögi poolt, ikka loed neid liste, sest ei ole aega otsid mingit väga spetsiifilist tarkvara, no kes jaksab seda mingit ultimate truth'i otsida pigem, otsidki mingit shortcut'e. et jah. aga jah, minu meelest oli jah, huvitav oligi see otsi ja tegelikult need Capterrad ja see asi on ka tegelikult täitsa nagu omaette teema, et kus jah olla, et kus on ka täiesti omaette maailm, täiesti. Oliver ju tegelikult ütleski, et 90% nende, minu arust oli 90% nende turunduseelarvest läkski nendesse Capterra ja nendesse Q2 ja nendesse kohtadesse. ja ma mäletan, et ta ütles ka seda, et noh, nad mõõdavad tulemusi on ju ja alguses tundus, et justkui see ei tasu ära, et see klikihind on nagu nii kõrge. aga siis nad vaatasid laiemat pilti ja tegelikult, et hästi paljud ikkagi kuidagi nagu, et nad ei klikanud otse Capterrast nagu sinna kodulehele, aga nad vaatasid, kes seal listis on ja avasid, ma ei tea, võib-olla otsisid Google'ist on ju, läksid otse Katana lehele. et see tõi nagu siukest kaudset liiklust ka hästi palju, et jah, tema nagu nende jaoks väga toimis. aga jah, lisaks see üks ettevõte, kes meil oli, et kui jah, ütleks, et see Katana oli see, kes keskendus väga kindlalt sellele ühele oma kanalile ja olid selles, ütleme, maailma tipud põhimõtteliselt, et siis sarnane case oli Fractoriga, kes on ju tegi ainult SEO-d ja vaat sa mainisid, et see oli sul mingisugune väga hull silmi avav episood ka. ja, nojah, see oli natuke teisel teemal. aga just ma mõtlen see kanalihaldus, kui korra nagu seda puudutada, seda just, et ei ole mõtet teha väga paljusid kanaleid
vaid et pigem võttagi, et täiesti okei on teha ühte-kahte ja -hmm. teha lihtsalt neid mega hästi. ja see oli jah, minu jaoks noh, Fractory vist oligi, et neil oli äkki seo, makstud reklaamid ja PR ja noh, oligi hästi konkreetselt, aga oli kuidagi hästi nagu kahe jalaga maa peal, ta oli mingi, et okei, me teeme neid kolme ja nagu that's it. Et nad olid loomulikult, nad olid katsetanud seal mingi kõiki asju, mingi Redditit ja igasuguseid asju, aga noh, lihtsalt nagu võib-olla see on üks asi, mida ma oleks tahtnud kuulda mingi 5 aastat tagasi, et kui ma üritasin teha mingit 8 kanalit 9 turul, et noh, eriti ühe inimese turundustiimiga on ju, et see suhtumine, et teha nagu vähe kanaleid, aga teha neid nagu tõesti väljapaistvalt hästi. Et see on, ma arvan jah, üks asi, mis ma olen ka kaasa võtnud siit. Meanwhile Taavi jagab, et Messentega nad on saanud sellistest noh, nendest listidest 7-kohalise väärtusega diile. Ja kusjuures ma soovitan LinkedInis ka Taavit jälgida, kes nõudluse genereerimise need on need eestikeelsed kohmakad väljendid, aga ta jagab väga-väga head sisu ka. Aga jah, aga mis on nüüd huvitav, et nüüd sellest nõudluse genereerimist rääkides, Fractory oli nüüd minu arust see oli väga lahe postitus, mis Taavi pani, kus tal oli vestlus olnud, siis räägin terve Taavist. Ta oli nii värske ja hiljutine, vot see ongi see, mis me peame tegema iga 10 episoodi tagant, küll ei ole see, et hiljutisemad saavad rohkem tähelepanu, aga oli see, et jah, et kuidas see Andreas oligi talle öelnud, et Fractorist, et neil ei ole mõtet teha seda nõudluse turundust ja mäletan, see oli ka mul mingi okei, väga õige, sest mul oli nii ka, et pärast seda Taavi episoodi ma hakkasin kõigile kliendid, ja keegi B2B, nõudlus, ära, say no more, nõudlusturundus nagu, et see ongi nüüd nagu, seda peabki tegema, et aga jah, siis ma sain aru, et okei, et võib-olla peaks ja siis tegelikult pärast seda postitust ma hakkasingi mõtlema mingite klientide puhul, kus ma olen megalt üritanud suruda seda nõudluse poolt sisse, siis tegelikult ei ole ikkagi ka igale poole vaja, et kui ikkagi see sinu sihtgrupp ei ole selline, kes võib-olla seda infot tarbiks, siis võib-olla ei ole see alati mingi teema, kuhu minna. Ehk siis jah, lihtsalt see, et jah, tundub, et siukseid asju vist ei ole, et mis on turunduses nagu ja väga lahe, kõik teevad, järelikult ma pean ka tegema, et. Üks märksõna, mis on ka hästi palju läbi käinud, on account-based marketing. See on nüüd see koht, kus ma loobun nende väljendite tõlkimisest. Jah, ma üritasin ka tõlkida, aga kohe ei tulnud midagi peale. Kellelgi on mõiste, kuidas võiks tõlkida eesti keelde account-based marketing? Siis andke kommentaarides teada. Kontopõhine turundus. Jah, vot ongi, jah, vot konto, vaata, ongi täpselt see ingliskeelne sõna, eesti keeles me ütleme vist nagu klient selle kohta, projekt. Aga sa just tuletasid enne seda Poku näidet meelde. Et jah, see Poku teema, et neil oli väga huvitav, oligi see, et Poku, mis pakubki neid ka siis seda mobiilimaksete teenust, nende kliendid on päris suured ja nemad ajavadki taga selliseid ka mitmemilliseid diile ja siis neil oli, mis tema tegevjuht ütles või mitte tegevjuht, aga siis Mattis Liivak, turundusjuht, et nemad tegid listi 50 kuni 100 ettevõttest ja siis kui see list on nii väike, siis on võimalik selles mõttes minna väga detaili ja õppida neid ettevõtteid väga detailselt tundma ja siis saada aru, et kuhu see sektor liigub ja selle läbi on võimalik teha väga selliseid tailor-based rätsepatööna loodud sõnumeid. Ja mis oli väga huvitav, oli see, et nad rääkisid, kuidas nad ajasid ühte klienti taga. Ma ei tea, kas see oli Microsoft, aga ta seda nime ei öelnud, aga minu meelest mul on niisugune tunne, et nagu hiljem tuli jutus välja, et see oli Microsoft või midagi või äkki oli ei. Ühesõnaga mingi niisugune Microsofti taoline mingi hiiglaslik ettevõte ja siis nad tahtsid seda saada endale kliendiks. Ja siis, mis nad tegid, oli see, et Mattias luges läbi, kuna see on public company, siis ta luges läbi viimase 2 aasta nende majandusaasta aruanded ja majandusaasta aruannetes börsiettevõte paneb kirja, mis nende ärisuunad on, kuhu nad laieneda tahavad, mis on probleemid, väljakutsed neil ja näiteks oligi see, et mõnedest tuligi välja, et ahah, soovid sinna regiooni laieneda ja näiteks maksete küsimus oli täiesti asi, mida oli mõnes raportis toodud välja ja seega tänu sellele ta sai väga täpselt aru, mida see klient vajab ja siis ta ütles, et nad tegidki eraldi sõnumid, eraldi tegid landing page'i, mis isegi tegid selle ettevõtte enda CVI järgi ja siis niimoodi, et natuke sarnanes sellele ja siis tegid LinkedIni reklaamkampaania, kus nad sihtisidki seda konkreetselt selle ettevõtte töötajaid.
ja siis, aga seal ongi see, ta ütles ka, et piir, et kus see võib natukene siukseks creepy'ks minna, et neil oli üks inimene sealt ettevõttest oli kirjutanud, et sõnum tuli kohale, et aitäh teile ja oleme nagu aru saanud, et võib-olla nüüd nagu ka aitab või et enam ei ole nagu vaja seda võib-olla ad campaign'i, et me saame aru nagu, et te üritate meid saada kliendiks. et see oli, nad said aru, et see on jah, väga-väga selline sihitud, aga nad said lõpuks kusjuures selle ettevõtte kliendiks, et selles mõttes mm. -hmm. et jah, aga jah, ta ütles, et võib-olla nad enam ei läheks nii hullult, nii creepy'ks nagu siis, et see juba tundus nendele mõnedele töötajatele seal ettevõttes natuke juba sihuke veider, ja, aga no jah, point on ikkagi teha see, et võimalikult täpselt sihitud sõnumid, et täpselt nagu sa enne tõid ka selle tag'i näite, on ju, et see ei ole lihtsalt nagu mingi gamification marketing, aga see on see gamification marketing for fintech ja sa sihidki seda fintech ettevõtetele, on ju, sa jõuadki, võib-olla see auditoorium ongi natuke väiksem ja sul tulebki nagu vähem inimesi sinna webinarile lõpuks, aga see on nagu niivõrd palju relevantsem ja sa saadki neile anda selle sõnumi täpselt, mida neil on vaja kuulda või noh, mis neid kõnetab. et noh, see vana hea turunduses on ju, et kui sa üritad kõiki sihtida, siis lõpuks nagu see sõnum ei kõneta mitte kedagi. jah, see on jah, selline täpselt jah, see teema, et jah, Linnar Priimägi kunagi ütles, et kui sa ühele inimesele kummardad, siis sa kellelegi teisele näitad tagumikku, et seega võib-olla jah, et sa peadki lihtsalt nagu aru saama võib-olla, et mõnele teisele ei kõnetagi see sinu sõnum ja see ongi tema jaoks üldse täiesti võib-olla isegi eemale tõukav. ja minu meelest see, mis on veel läbi tulnud nendest kõigist B2B ettevõtetest, mida kõik on maininud, mida mainis ka näiteks Klaus, et müük ja turundus töötavad käsikäes. ehk siis näiteks Poku ütles seda, et neil on iga kuu on neil või iga kvartal on neil meeting, kus ongi tema ja seal turundusinimesed ja siis on müügiinimesed ja nad koos brainstorm ivad artiklite ja blogi ja sisu ideid ja teevadki neid lähtuvalt sellest siis näiteks, mida müügitiim ka välja toob, mis on mingid teemad ja noh, müügitiim tihti võib olla väga palju rohkem, kuna ta noh, suhtleb kliendiga, ta saab aru mitte ainult sellest, et mis küsimused kliendil on, aga et kuhu see trend liigub, kuhu nagu see suund, see maailm liigub üldsegi, see nende valdkond liigub. et sealt nad panevadki selle sisukava kokku ja Klaus ütles ka, et kui neil mingi sisuidee tuleb, siis müük on see, kes ettevõttes kuuleb esimesena nagu mingist uuest ideest, et ei ole nii, et jah, müük teeb seal täiesti oma rida ja turundus oma rida ja müük lihtsalt hiljem nagu saab teada, mis toimub. näiteks Klausil on ka selline asi, et kui neil tuleb suur liit tuleb, teeb konto või book ib demo või midagi sellist. et siis on niimoodi, et müük tuleb kohe turunduse juurde ja ütleb, et no nii, et mingisugune väga suur nimi on tulnud ja siis nad teevad niimoodi, et nad loovad eraldi, Klausil on siis need kassid, on see nende teema. siis nad teevad kassiga mingisuguse illustratsiooni või mingi animatsiooni või midagi, kus nad seda ettevõtte nime ja logo kasutavad, ehk siis käsitsi keegi turundusest paneb alla sinna mingisugune tund aega või rohkem selleks, et selle suure liidi tähelepanu saada. mis nad seda teevad, ongi see, et kui on mingisugune suur ettevõte, kes teeb 3 ettevõtte näiteks trial'i, 2 neist on siuksed ükskõiksed, mingi tuleb automated kiri ja siis on üks, kes sul mingi näeb rämedalt vaeva, kes kirjutab sulle, teeb sulle mingisuguse animatsiooni, saadab vastu ja püüab megalt, et siis sul on noh, märksa suurem tähelepanu, märksa suurem jah, tõenäosus nagu murda läbi ja jääda neile silma. jah, ja Klaus on üleüldse nagu ka brändi poolelt hästi lahe näide, sest et tihti arvatakse, on ju, et B2B turunduses sa pead olema sihuke hästi professionaalne, hästi nagu võib-olla konservatiivne ja siis tuleb Klaus oma nende kassipiltidega ja ma mäletan, et ma küsisin ka, ma olin mingi, et kas sa nagu ei karda, et kuidagi, et ei mõju tõsiseltvõetavalt, aga noh, nüüd nad tegid nagu, oli ma arvan, ma mäletan, mis ta vastas sellele, ma just täna kuulasin üle seda, ta ütles sulle, et ei, sellepärast et just hoopis ongi suurem risk oleks see, kui nad oleks liiga tavaline et ongi see, et nad ongi täpselt, et pigem jah, arvatakse, et see ongi vale arusaam, et kui ma nüüd tegutsen konservatiivses valdkonnas või et ma pean näiteks decision maker eid, mingeid kõrgeid tüüpe pean kõnetama, et siis ma nüüd pean olema mingi hullult igav selle pärast, aga et tegelikult see ei ole nii, et jah, Peep ka tõi Klausi ühe hea näite, noh, Ekspordime podcast'is, kus ta ütles jah, et sul ongi jah, 2 nagu valikut, et kas su toode on objektiivselt parem, mida ta tõenäoliselt sinu toode ei ole objektiivselt parem, siis sa lihtsalt
positsioneerid ja brändid ennast erinevalt ja Klaus ongi nagu hea näide, et ta on väga konkurentsitihedas sektoris ja ta lihtsalt brändib ennast niivõrd meeldejäävalt. nüüd sa tegid konkureerivale podcast'ile reklaami. Mõlema sõbralikult. Cut. aga jah, ja minu meelest on ka lahe, kuidas nad ka Klaus on sellesama brändi ära kasutanud selleks, et suuri neid kontosid püüda, suuri kliente. Et näiteks, mis ta tõi välja, et neil on Klausil on päris suur osa sihukest merch'i, mida nad toodavad. Näiteks nad saadavad, näiteks kui nad suurklientidele lähenevad, siis nad saadavad neile postiga, saadavad konservikarbis Klausi kassipiltidega sokid. ja noh, et ongi mõte täpselt see, et email'e saavad paljud, aga kui sul midagi sihukest totakat jõuab nagu lauale, siis ja noh, kui sul see deal worth on väga kõrge, sa võid investeerida sellesse vidinasse, sul on neid kliente ei ole ka nii palju, seega täiesti okei on mingi 100 tükki välja saata. Ja siis ta ütles, et ja nad on näinud seda, et need asjad jõuavad ka, need offline asjad jõuavad, need füüsilised vidinad jõuavad ka online'i, sest väga paljud teevad pildi ja siis see läheb nagu online'is ka elama. ja mis oli minu arust ülilahe, oli see, et nad hakkasid tegema, nii et Klausi CEO tuli, rääkis, et mingil enam-vähem lõunalauas või midagi, et ma pean minema pärast tööd ostma enda lapsele uusi värviraamatuid, sest ta on kõik täis joonistanud ja et vaikselt juba hakkavad poes värviraamatud otsa saama. Ja siis Merilil nagu kohe klikkis, et värviraamatud on see, mida nagu kõik juhid, kellel on lapsed, võiksid tahta. Ja siis nad tegidki Klausi värviraamatu, kus mingit kassi said joonistada ja said neid klientidele saata, kliendid said oma lastele anda. Ja minu jaoks oli see lahe mõtlemine, et täpselt, et sa mitte ei sihi ainult seda enda decision maker'it või enda kontaktisikut, vaid sa sihid kogu nende perekonda. Et järgmiseks ma jah pakkusingi, et nad võiks võtta mingid kudumisvardad või midagi, et siis jah, terve see perekond tarbib nende asja. Nii. Ja ma jäin korra kommentaare lugema, siin on ka päris lahedaid näiteid. Ja Salesforce'il Multica Make. Ja aga jah, võib-olla Kong ja nende Bulldog. Ja ka Klausil ja noh, teistel ka, ma arvan, et võib-olla üks viis teha seda sellist lahedat, võib-olla natuke totakat, aga lustakat ja nagu heas mõttes naljakat brändi ongi see, et nagu see tuleb lõpuks enda tiimist, et need, mis teil mingid enda inside naljad on või noh, mis te kontoris on ju teete, et seda võib-olla nagu mingil määral turundusse sisse panna. Et no teine näide on Woola, on ju, kes tundub ka, et nad on hästi nagu chill, hästi tore bränd. Ja ma mäletan, Katariin Liiber tõi selle töökuulutuse näite, mida me pärast siin vaatasime ka, et kus oligi, noh, et umbes, et meiega koos töötamine tähendab seda ja noh, seal oligi mingid office'i miimid ja mingi majonees ja noh, mingid siuksed asjad, aga sa saad nagu umbes selle vibe'i, et see ei ole see, et sa nagu õhust oled mingi okei, me tahame olla naljakas bränd, et kui su ettevõtte enda kultuur ei toeta seda, et jah. Jah, minu meelest on ka see jah, et nagu Klaus tõi ka välja seda, et kui tiim on samal lainel, siis tegelikult mis lõpuks juhtub, on see, et ei suudeta enam teha igavaid asju. Et sa lihtsalt lõpuks, kui midagi on, sa tahadki teha seda asja nagu teistmoodi, sul on piinlik teha, noh, kui sa oledki siuke Klausi bränd, sul on piinlik minna ja mingi just another mingi postitus teha või niimoodi. Et see jah, aga noh, mis sealt tuli ka välja, et see kõik algab ka nendest, et see kassi teema oligi see, et founder'id, nemad mõtlesid välja, et on mingi kass, et see ei olnud see, et turundus mõtles välja, et nüüd meie bränd on kass. Ja see on ka üks omadus, mida ma oma kolleegides alati väga hindan, kui nad ei taha teha asju tavaliselt. Et nad on mingi okei, aga mõtleme natuke veel, on ju, kuidas seda lahedamalt teha. Ja jälle nagu Voola ja Katariiniga jätkates, siis mulle jäi meelde see lause, et no vist rääkisid seda, et nagu kõik agentuurid kogu aeg soovitavad neile seda lamba temaatikat, kuna see on lambavillast toode, on ju. Aga kuna see on nagu nii iseenesestmõistetav ja võib-olla teine asi on ju, et kõik need rohetehnoloogia ettevõtted kasutavad neid rohelisi lehe emojisid, et siis nagu võib-olla vältida seda, mis on nagu ilmselge asi, mida kasutada ja kuidagi mõelda sealt edasi, kuidas saaks teha lahedamalt. Jah, Liquid Deathil on see, et nad ütlevad, neil on see mõttemaailm, et kui nad brändi välja töötasid, nad mõtlesid, mis on viimane asi, mida üks veebränd teeks. Ja siis tegidki selle brändi nagu, et see on ka jah, et mis on mõelda jah, et mis nagu sinu sektoris ongi täpselt sihuke, mida mitte keegi kunagi ei teeks.
ja siis võib-olla, kui see on liiga radikaalne, tuled natukene paar sammu sealt tagasi. ja no eks inimlikkuse näitamiseks üks viis ongi näidata oma inimesi, on ju, ma arvan, hea sotsiaalmeedia on väga inimestekeskne. Persoonibrändid kindlasti on nagu viimaste aastate hästi tugev suund, et ehitada mingitele, kas ettevõtete asutajatele, juhtidele nagu kõneisikutele tugevaid persoonibrände. et noh, mis iganes siis mingid arvamusartiklid on ju, konverentsidel esinemine, LinkedIn kindlasti. aga kuidas kui palju sa oled ka nüüd siin meil siin Eestis vaikselt siin saamas siin mingeid neid LinkedIni koolituse asju teed, et mis oleks sihuke hea tava ja mul oleks huvitav teada, et mitmel inimesel võiks olla selline aktiivne LinkedIni konto mm. No see väga oleneb, no nii paljudel kui võimalik, ma arvan, kui on inimesi, kes vähegi on valmis sellega tegelema. mm. -hmm. Ja noh, tegelikult inimesel endal ju, kui ta ei ole just nagu super introvertne, kes nagu üldse ei taha endast jagada, et tal võiks olla endal ka ju motivatsiooni nagu ehitada persooni brändi, sest et tegelikult see bränd ja see nagu asset või see vara, mida ta ehitab, ju jääb lõpuks talle. Väga hea point, kusjuures see on tõesti müügiargument, millega minna oma töötajate või kolleegide juurde ja öeldagi, et tee ennast jah, et tõsta enda hinda, et üks hetk sa lähed siit ettevõttest ära, aga kui sa oled siin saanud tuntuks, siis sul on vähe lihtsam palka küsida ja tööd saada kunagi tulevikus. Ja Eiaga me rääkisime hästi pikalt, see on Kriti viimane episood seni või noh, on ju enne tänast. Hästi, rääkisime päris põhjalikult LinkedInist, ma arvan, et kuidas kirjutada postitusi, mis päriselt oleks nagu lood ja kaasavad postitused, mis mitte neid cringe, I m humbled to announce postitusi. jah, see on see, mis Krõõt teile kirjutas LinkedIni, et LinkedIn on jube cringe koht. jah, ja see ja tegelikult, mida ka mitmed on välja toonud, need minu meelest, mulle tundub vist kõik, kes on rääkinud, et nad on aktiivsed LinkedInit, minu meelest on maininud, et nende CEO on ka aktiivne LinkedInis et kui hakata nagu ka siin mingeid ülistusi tegema, et no eks ta on nagu see, et tekitada neid kokkupuutepunkte on ju samas kanalis, et sa näedki võib-olla brändi postitusi, sa näed CEO postitusi, sa näed reklaame ja see kõik nagu mängib niimoodi kokku. aga kuidas teha seda, et kas sama, kui näiteks töötaja ei suuda ise endale sisu näiteks mõelda, kas on täiesti okei see, et läheb ettevõtte konto alt ja siis seesama postitus kopeeritakse ja ma ei tea, laseb ChatGPT-ga natukene ümber kirjutada ja läheb välja. no hea oleks, no ma saan aru, ideaal on see, et ta räägib oma isiklikust asjast, aga kas see on väga hull, kui enam-vähem duplikeeriv sisu on kellegi isiklikus kontos ja ettevõtte page'il? No seal võiks olla natuke rohkem isiklikku perspektiivi sisse panna, kirjutada, no ei pea ümber kirjutama, aga noh, natukene mingit rohkem isiklikku touch'i, et noh, muidu ta on võib-olla liiga sihuke ettevõtte spetsiifiline. aga no oleneb ka hästi ettevõtte kõne nagu tone of voice'ist. Et kui ettevõte räägib hästi niimoodi, et täna siin tiimiga tegime seda, õppisime seda, et noh, võib-olla siis on nagu väga okei kopeerida seda inimesele. aga noh, see selleks. aga noh, CEO jah, näitamine, et mis ka siin on välja tulnud, on see, et kui inimene näeb videos kedagi, siis tal tekib automaatselt see tunne, et ta teab teda. Sa rääkisid seda, et sa oled konverentsidel mingi inimestele lehvitanud, aga siis saanud aru, et nad tegelikult ju sind ei tea, et sa oled lihtsalt neist videoid vaadanud. Ja, et see on jah, et meie aju kuidagi töötleb seda, et ta on mingi okei, aga ma ju näen, et see inimene on siin ja räägib minuga ja ma näen ta nägu liikumas, et järelikult ma olen teda näinud. Vot. jaa, aga nüüd, kui turunduskanaleid valida, võib-olla kui jah, üldiselt raamistikest rääkida, et millised siis turunduskanalid valida, siis minu meelest sihuke võib-olla kõige lihtsam asi ongi see, et mida on ka välja toodud, et kas su toode on siis nagu kõrge high awareness kategoorias või low awareness ehk siis jah, et kui ta on high awareness nagu näiteks mingi teatud see laohaldustarkvara, et inimesed guugeldavad selle kohta, et siis sa peadki olema nendes review saitides, seo, Google Ads, aga kui see asi ongi mingi täitsa uus, inimesed ei oska guugeldada, nad ei tea, et see olemas on, siis pigem olemegi sotsiaalmeedias, paid ads, display ads, sellised asjad. no põhimõtteliselt seesama nõudluse püüdmine, tekitamine on ju, ja aga jah, kanalite osas noh, see 2-3 kanalit on ju ja mulle hullult meeldis Andrus Purde tsitaat,
et turunduse juhtimine on nagu investeerimisportfelli haldamine, et sul ongi, ütleme, see 2-3 põhikanalit, mis sa tead, et nad toovad sulle kindlalt mingi kasu ja sinna juurde sa võid nagu testida, nagu tehagi mingid, ma ei tea, 2-4 nädalaseid teste, et mingeid uusi kanaleid, mis nagu võiks tuua suurema tootluse ja siis vaatad, et kui töötab, lähed edasi, kui ei tööta, on ju, paned kinni, aga lihtsalt, et noh, kui su kogu turundus on see, et sa kogu aeg testid mingi eri asju, et siis kogu see turunduse tootlus natukene muutub kahtlaseks. jah, ta jah, ütleski vist seda, et sul ongi, ütleme justkui SB500 indeksfondid ja siis ongi mingi krüptosse investeerid põhimõtteliselt, et äkki kuskilt võid tulla jah, nagu. noh, sest krüpto võib sulle tuua nagu selle kasvu, on ju. jah. Aga jah, sellised, mis maksude reklaamide puhul, võtamegi äkki, lähmegi maksude reklaamide, on ju. Kanalite kaupa, jah. jah, et maksude reklaamides oli minu meelest Bolti episood, kus Marleen ja Reimo käisid, minu arust nemad andsid päris head infot, minu arust see on, kui keegi teeb meta ads'e jooksutab või Snapchat või mingeid või Snapchatis ads'e või TikTok ads'e, siis see on must kuulamine, et seal on selle muidu jah, episoodiga on fun fact on see, et üks ka naljakas juhtum, mis Kriti ajaloos juhtunud, et nimelt pool tundi salvestasime, jutt oli hea, kõik väga hästi toimis ja siis Marella vaatas recorderi poole ja märkas, et ei salvestanud. Ja siis me pidime tegema otsast peale, nii et esimesed pool tundi on põhimõtteliselt teine salvestus. Ja siis me ei teinud seda see nali ei jäänud sisse, et Reimo on sala tiktokker. Et ta on jah tegelikult kapi tiktokker, kes teeb Ja. salaja tiktoki ja asju, aga mis on jah lahe, on see, et see, kui seda keegi kuuleb, siis ta saab aru, et seal on näha, et me teame nende vastuseid ja siis see on hästi sihuke smooth, see on kuidagi hästi kiire, natuke nagu sihuke lavastatud oleks esimesed pool tundi. aga mis iganes seal nagu välja tuli, minu meelest on lahe see, et neil on kui sul on suur võttepäev, näiteks mingi video või sa filmid või lavastad mingit klippi mõnda aega, siis loo sellest väga palju eri formaate erinevatesse kanalitesse, et neil ongi niimoodi, et Bolt teeb päris palju selliseid suuri võtteid, aga siis nad saadavad selle musta materjali, saadavad neil on erinevad siis allhankijad, näiteks ta mainis seal Shuttle Rocki ja Shuki, mis on välismaa agentuurid, kes võtavadki selle content'i ja ehitavad selle niimoodi ümber, et see sobibki Snapchat ads, TikTok ads ja teevad sellest mingi, kuigi täispikk video tuleb mingi 1,5-mindine YouTube ad, siis nemad teevad sellest mingisugused ja 10-sekised versioonid ja võib-olla isegi seal 5-sekised. et nagu jah, kasutada ära neid pikki võttepäevi. ja see oli hästi-hästi põhjalik episood nagu täpselt, et mida igas kanalis silmas pidada. ja minu jaoks näiteks seal oli ka see, et Snapchat nagu Eestis on väga sihuke tiinekate kanal, aga nagu globaalselt see jälgijaskond nagu siiani kasvab väga tugevalt. et võib täitsa olla kanal, mille peale mõelda. pluss jah, TikTok ads, mida Eestis ei saa teha, aga jah, mujal saab teha, et jah, Snapchat ütles, et Bolt enda keskmine klient, ega nende keskmine klient ei ole teenager, vaid on tegelikult ikkagi inimene, kellel on päriselt raha ja et tellida endale taksot ja muid neid mugavusteenuseid. ja ta ütles, Snapchati ja TikToki kaudu nad jõuavad väga hästi sihuke 30-40+ inimesteni välismaal. et jah. Jep. Ja noh, seal on jah väga palju igast tehnilisi nüansse ka, mis puudutab seadistamist, kõike seda, mida Reimo puudutab, aga jah, nii detailselt praegu ei jõua minna. jah, Bolt on hästi äge, nagu meil on päris mitu Bolti inimest käinud siin ja nad on hästi äge ettevõte, kellelt õppida neid just nagu nutikalt tegutsemise nippe ja skaleerimise nippe või mingeid tehnikaid. et noh, kuna ongi, et nad on nii paljudel turgudel ja nad on ju vist enamikel või kõikidel turgudel kohalikus keeles. ja nende mastaabid on lihtsalt nii hullud, et noh, teine näide, mis mul kohe Boltist meelde tuleb, on Karola saatest, et kus nad avastasid, et kui nad postitavad sotsiaalmeediasse 5 korra asemel 1 kord nädalas, aga nad kasutavad natuke ad budget'it, eelarvet, et seda ühte postitust boost ida, siis nad saavad sama hea tulemuse, aga palju väiksema ajakuluga. ehk siis noh, ettevõtte jaoks on tegelikult väga palju odavam, et ma arvan, et turundajatena me kipume vahel võtma enda aega nagu mingit tasuta ressurssi, aga noh, see tegelikult ei ole tasuta.
et noh, võibki juhtuda, on ju see, et kulutame natuke liiga palju aega sellest, et mingit sisu luua, aga liiga vähe sellesse, et seda levitada. Et lõpuks noh, siis see sisu nagu ei täida enda täit potentsiaali. Et ma arvan, et see nagu tasakaalupunkti leidmine seal on hästi huvitav. jah, väga, väga õige, väga hea point, et ja minu arust oli ka lahe, et näiteks sotsmeedia, et Jaaga, kes siis tegutseb, äkki nad on nüüd rohkem, siis kui saate tegime, siis nad olid Eestis, aga see oli nüüd ka mingi pea 3 aastat tagasi, nad olid. Neil on nüüd uued riigid ka, jah. Okay. Keenia äkki ja midagi too veel. hetk nad olid siis Eesti ja Lõuna-Aafrika ja siis nad olid Lõuna-Aafrikas enne, kui nad seal lansseerisid, siis neil oli juba 3000 jälgijat Instagramis mm, -hmm. Nad juba tõmbasid sotsmeedia käima mm. -hmm. Ehk siis, mis on tavapärane mõtlemine, on see, et ai, mis mõttes me teeme siin sotsmeediat, meil ju veel inimesi ei ole kuhugi suunata, meil pole ju landing page'id valmis ja meil pole ju, nad ei saa veel toodet seal kasutada, et see on mõttetu, me lihtsalt raiskame seda tähelepanu ära. tegelikult vastupidi, et nad just nägid, et see ongi nii hea, kui ei pidanud nullist alustama ja juba tegidki postitusi, viisid inimesi kurssi ja neil seetõttu see launch läks neil väga palju kiiresti, et nad olid selle pinnase üles soojendanud. jah, see on see usaldusväärsuse küsimus neil hästi palju, on ju, et kuna see on nagu noh, marketplace äri, et see, et inimesed julgeks sealt osta, siis sealt tuleb nagu tekitada see usaldusväärsus ja no oligi, et siis neil oli see brändi teema pluss kohalikud influencer'id ka, noh, kes hästi palju aitavad tekitada usaldust. Ja meiliturundus, selline, lähme meiliturunduse juurde edasi et meiliturundusega oli siis niimoodi, et seal oli näiteks Andrus Purde episood, minu meelest on päris, soovitan kuulata, kuigi B2B-s tegutseb ja näiteks ta peab praegu seadistama mingeid automatiseeritud asju või ta üldse saadab mingeid meile klientidele, siis see on päris hea kuulamine. Neil on niimoodi, et neil on 2 meilivoogu, kuhu inimene võib sattuda, et kui inimene teeb siis proovikonto, et on teadlikud ja mitteteadlikud. Et kui kasutaja avaldab märke ja seal on aru saada, neil on seal mingid trigger'id, mille järgi siis nad teavad, et inimene teab, mida ta teeb, et siis nad saadavad sihuke paar pro viidet, et kuule, et pane veebi track imine ka külge. Et see aitab sul rohkem kasu saada, aga kui on näha, et inimene on konto teinud, sisuliselt ei ole seal mingeid kampaaniaid, midagi tekitanud, et ta on lihtsalt kohe lahkunud, et siis on aru saada, et see inimene tegelikult paari päeva pärast ei mäleta isegi. Ja siis ei ole mõtet saata talle pro tippe, vaid siis tuleb tegelikult hakata nullist ja arvestada, et ta justkui ei mäleta mitte midagi ja tehagi puust punasest selgeks, et mis see toode on, mille jaoks see on hea ja kuidas üldse algust teha selle asjaga. nojah, see on see life cycle marketing on ju, elutsükli turundus et ongi, et kui inimene registreerub, sa saadad talle tervitusmeili ja ütled, et mida siis järgmiseks teha, näiteks broneeri demokõne või kui ta näiteks ei kasuta su toodet mingi aeg, et siis oled nagu hei, ootame sind tagasi. Et kogu aeg seadistadagi need meilid niimoodi päästikupõhiselt nagu trigger based, et kui nad teevad mingit asja või kui nad ei tee mingit asja, siis neile läheb see vastav sõnum, et see sõnum on nagu alati hästi relevantne selle kasutaja jaoks. ja eesmärk siis on ju kogu aeg suunata neid inimesi nagu järgmisesse faasi nende kliendi teekonnal. Sellel teemal me rääkisime Bo Britiga, see oli vist siit 2 episoodi tagasi ja noh, ta ütles küll, et ta on nagu näinud, et aktiveerimise määr tõuseb 40% peale nende emailide lisamist ja noh, isegi kui sa suudad mingi conversion rate'i mingi 5 või 10% tõsta, siis see võib olla nagu väga suur nagu ma olen nii nagu Estonglishiga hädas aga see võib olla nagu väga suur, sellel võib olla väga suur mõju kasumile aga noh, nagu 40% see on nagu väga suur number. Ma sain veel ühe numbri ka, sain Jaaga episoodist, et nad võtsid endale growth lead'i tööle, kes hakkas ka automatiseeritud emaili saatma, mida neil enne ei olnud ja nende retention rate tõusis 21%. Nii et jah. mis jälle nagu käibes ilmselt on nagu suht suur number. Ja ma arvan, see on räige number. Et selles mõttes jah. Kas sealt live sai nii? Siis üks ka kasvukanal, mis on, kusjuures ma kirjutasin oma lõputöö sellest ja ma nüüd magistritöö ja ma lugesin seda, ma olin mingi appikene, täiega huvitav. See oli tõesti huvitav magistritöö. Ma olen ka lugenud seda kusjuures hiljem.
aitäh. See on Erik Riisi Lean Startup raamatust tegelikult ehk ka noh, iidne startup tõde on ju, on need tootesse ehitatud kasvumehhanismid, et ideaalis sa tahad, et su olemasolevad kasutajad kutsuks tootesse uusi kasutajaid, sest see on kõige jätkusuutlikum viis kasvada. Ja seal ongi nagu erinevad mehhanismid, on ju, no põhimõtteliselt 3 sellist viraalsuse mehhanismi. Esimene on inherent virality, ma ei tea eesti keeles sisse ehitatud viraalsus äkki või midagi sellist. Ja need ongi need ärimudelid, näiteks Jaaga on väga hea näide siin, et selleks, et kui inimene tahab Jaagas enda tooteid müüa, siis ta peab reklaamima enda Jaaga poodi. Ja kui ta seda teeb, on ju, siis ta juba kutsub inimesi Jaagasse. Või siis näiteks Renlini puhul ongi see, et üürileandjad kutsuvad üürnikke platvormile ja siis üürnikud kutsuvad üürileandjaid, et ta on nagu põhimõtteliselt nagu lõputu sihuke kasvutsükkel. ja Teiseks, Promote'il oli ka teil ju. jah, see on teine tüüp, ütleks. Okay. See on see nii-öelda kunstlik viiruslikkus, et noh, mis ongi kõiksugused nii, et igasugused referral programmid ja mingid autasud kutsumise eest ja mingid võistlused. Noh, see hästi klassikaline näide on ju need personaalsed koodid, et näiteks Boltil oli kunagi see, et igal kasutajal on oma mingi kood ja kui ma kutsun sellega sind liituma ja sa teed esimese sõidu, et sina saad esimese sõidu 5 eurot tasuta ja mina saan 5 eurot krediiti või noh, midagi sellist, et mõlemad pooled võidavad. Ja Promote'il oli ka see, et igal influenceril on enda personaalne link ja kui ta kutsub teisi influencereid selle lingiga liituma, siis ja need uued influencerid hakkavad tegema koostöid, siis see kutsuja saab protsendi nende tulust. Ja no ongi, et siin ma tean ju numbreid ka, see oli 50 000 kasutajat 0 eelarvega. Ehk siis need on nagu väga-väga-väga efektiivsed. Ja kolmas selline viraalse kasvu mehhanism on suusõnaline viiruslikkus. Ehk siis no see on hästi lihtne, see on lihtsalt see, et su toode on nii hea, et inimesed räägivad sellest kogu aeg ja soovitavad seda üksteisele. Et minu meelest näiteks Lightyear on sellest ülihea näide, sest et ongi, et nende toode on nii hea ja sellel ei ole nagu, noh, ütleme meie turul ei ole võrdset alternatiivi. Ja ma tean, et minu ringkonnas näiteks päris palju Lightyearist räägitakse, nagu mina olen seda soovitanud inimestele. Et noh, ongi, et see suusõnaline turundus on ju kõige efektiivsem turunduse vorm. Et see on nagu see, mille läbi nad kasvavad. Jaa, ma just tegin eile Lightyeari, ma olin Interactive Brokers'is, olin pooleli jäänud ja sest neil on ikkagi väga vanamoodne see sign up imine, activation ja nüüd eile tegin, kusjuures sa olid maininud seda Lightyeari, et nad on ikka nii head ja siis ma siis vaatan ka ja siis tegin ja vaatasin, et okei, niimoodi, nägin täpselt seda võrdluspilti, kuidas neil see activation on nii palju kiirem ja see oli jah, ja see on jah, selles mõttes see, kui ma olin Nightingale Mathis olin, siis seal oli ka tegelikult see, et me teadsime, et kui ma tekitan 6000 õpetajat, kes registreerub, see oli siis õpetajatele suunatud platvorm, millega nad said matemaatikamänge enda klassis läbi viia, et siis ma teadsin, et teine 6000 tulebki word of mouth'ist, sest see oligi põhimõtteliselt iga kord see alati nii töötas, et üks õpetaja soovitas vähemalt teisele õpetajale veel. Aga seal oligi see, et kuidas seal me ka üritasime leida ka neid viise, et kuidas siis inimesed panna ka meedias seal ka ütleme ka jagama, et minu meelest see on ka see, kas sa ütlesid, teine viraalsus, kunstlik, kolmas viraalsus on veel või? See ongi see suusõnaline. Suusõnaline ja, et see, et panna ka tegelikult kasutajatest teha saadikud ja teha nendest oma kasutajatest sihuke distribution network, et mida Meet Frank teeb, et ta saadab neid mingid selle kuu parimad employer'id, et ta saadab neile ettevõtetele, kus on nende logo peal ja värki saadab kirju ja minu arust nad on ka mingi maani selle ära automatiseerinud, et sul ongi mingid variable'id visuaalides ja mingid tööriistad, kus sa enam-vähem ühe klikiga saad muuta ära seal nagu pildi peal logo ja ettevõtte nime ja siis saata need kuidagi automaatsete meilidega veel välja ka. Ja siis ja noh, ettevõte, kes ei taha seda postitada, kui neil tuleb, et nad on mingi top employer olnud ja läbi selle jah, Meet Frank ju siin ikka üks vahel ikka kogu aeg LinkedInis nagu muud ei näinudki, et nägid neid top employer, neid visuaale. ja välja jälle väga hea näide sellest, kuidas kasutada ära andmeid, mis sul juba olemas on. Ja
jah, ja anda kasutajatele jah midagi, mida nad saaks jagada või tekitada kasutajal mingi olukord, et neil ei jää muud üle, kui sellest rääkida, et kunagi oli, minu arust oli Pipedrive'il vist oli see, et nad kasutasid kuskil tootes olid mingid quote'id, mingid tsitaadid. Ma ei mäleta täpselt, kus see oli, aga see oli üks nende sihuke mingi growth hack, et nad panid toote sisse, panid mingeid tsitaate ja siis või mingeid naljakaid asju ja inimesed hakkasid nende screenshot'e tegema ja neid levitama. aga nii, põhimõtteliselt meil on 5 minti veel jäänud. hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. mis meil Kritiga järgmised plaanid on? Meil tuleb Grit koolitus jälle kevadel, ilmselt selle aasta ainus Grit koolitus, sest sügisel on turundajatel nii hull, et keeruline on seda õppimist sinna mahutada, aga ja jälle samamoodi teeme ma ei julge nüüd nimesid, ma arvan, et unustan kellegi. aga parimad idufirma turundajad ikkagi koos. ja no tõesti nagu, no põhimõtteliselt ma kaardistasin ära, et valdkonnad, mida üks turundaja, noh, mis ilmselt on nagu väga olulised, et ongi sotsiaalmeedia, makstud reklaamid, seo, automatiseerimine, bränd ja mõtlesin nagu neile kõige paremat inimest Eestis, keda ma tean. ma korra ütlen vahele, et muidu kui kellelgi on küsimusi, siis me oleme veel eetris, nii et praegu on hea võimalus küsida midagi veel ja äkki saame vastata sellele. Või mingid teemad, mille kohta tahaksite rohkem teada, sest et meil on peas need väiksed mindmap'id, et mis teema kuskil oli, et siis kasvõi saame soovitada episoodi, mida kuulata. ja mis oli lahe, me saime vahepeal eesti keelde uue sõna, kliendipõhine turundus siis, mis siis on account-based marketing. aitäh kõigile, kes panustasid. ja küsimus tuli, et siis millal Grit merch'i saab. kusjuures ma olen näinud mingisugust slideshow'd, kus on mingid T-särgid. on vaikselt töös, jah. no väga hea. ja no teine asi, mida on nagu hästi palju küsitud, on mingi selline kogukonna taoline asi, et kas siis Slackis või niimoodi päriselu meetupidena või mõlemat. seal on nagu natukene see teema, et no, ühelt poolt nagu täiega tahaks, samas ma tunnen, et võib-olla meil oleks vaja lisajõudu selle jaoks, et kedagi, kes oleks selline hästi suhtleja, selline nagu kogukonna inimene. et ma ei tea, kas mul on piisavalt sotsiaalset patareid selleks endal. et see tundub nagu hästi suur projekt, et ma tunnen, me ei tee nagu kahekesi ära seda. ei, kindlasti ei tee jah, ühesõnaga, kui keegi kuuleb ja keegi on väga sotsiaalne inimene, kellel on päris palju tuttavaid ja kes ei karda network ida, et siis. ja kes tunneb, et meil võiks selline äge startup-meelsete turundajate kogukond olla. et kirjutage mulle ja räägime, lähme lõunale ja räägime. ja Aveli küsib siin seda, et community teema jõuab vaikselt Eestisse ka, kas jõuab Grit podcast'i teemadesse ka. ma eeldan, et sa mõtled siis mingit community nagu turunduses kommuuni kasutamist. et sellest Klaus natukene räägib, et Klaus rääkis, et nad on teinud sellest, neil on mingi oma tribe tööriist, kuhu nad kasutajaid viivad, ja siis on natukene Ready Player Me rääkis ka, et neil on Discordi channel'id ja kus nad seal ise on eraldi neil põhimõtteliselt professionaalsed chatterid, kelle ülesanne on seal Discordi vestlusi käima tõmmata. et kui sa tead soovitada kedagi, kes on enda kommuuni väga hästi üles ehitanud, et siis jaa, täiega tahaks sellest rääkida. ja üleüldse saatekülaliste soovitused on väga-väga-väga oodatud. ja väga must have, kui Grit saab jätkata. et loodetavasti õnneks Eestis neid startup'e tuleb nii palju peale, et tihti me näemegi nii, et meil on mõne startup'iga see, et ta on alustanud, me oleme oodanud, me oleme näitamas potentsiaali ja siis üks hetk ta on saanud valmis Griti jaoks ja siis me oleme ta kutsunud podcast'i. väga hea, juba tuli ka siin üks huvitav nimi. väga hea. okei, no väga cool. aga jah, kui ühesõnaga jah, kellelgi jah, mis iganes mingeid teema või mingeid ideid, et selles mõttes, eks me tahakski, et see Grit ei ole mitte nagu, et see oleks ka sihuke asi, mida me kõik koos teeme, et mitte see, et meie siin ainult Marellaga teeme seda asja, vaid meil on ka jah, Johanna, kes on meil assistent, kes aitab väga palju asju. tänu kellele ka see live väga hästi täna smoothilt toimub, et seda tiimi võiks ju veel laiendada kaasamõtlejate osas. ja üleüldse nagu ma tahaks, et Grit oleks, noh, et Grit ei ole ainult nagu meie kahekesi, aga et Grit olekski nagu
mina olen Grit, et sihuke suhtumine võiks olla. ja see kogukond on nagu natuke ära leierdatud sõna, mulle tundub, et seda viimase nagu hästi palju kasutatakse igal pool, igas kontekstis. aga no ongi, et kõik nagu need inimesed, kes siin on käinud ja kõik, kes kuulavad, et tegelikult nagu nad on like-minded ja tegelikult tahaks neid rohkem kokku tuua. ja tegelikult tahaks teiega keegi kohtuda ka, kes te olete seal, Erki, Kerki, Seela, Hans, Helen, Ingrid, Irmelin ja kõik teised veel, kelle nimesi praegu ei jõua ette lugeda, aga ühesõnaga me tegelikult jah, kui kunagi annaks võimaluse korraldada mingisugune üritus, kus kõiki inimesi saaks jah, näost näkku näha, siis see oleks väga, väga tore. nii et jah, meet-up'id peaks tegema võib-olla ära. aga Grid life. jah, kunagi oli Second Life, siis on Grit Life. aga aitäh teile. ja aitäh teile, kuulasite ja nagu me, kas sul on mõni podcast'i või raamatu soovitus? Traditsiooniline lõpuküsimus, mida oled viimasena äkki lugenud? ei, kusjuures ma hakkasin lugema seda raamatut, mis on Wise'is turunduspiibel, nii. mida Carolina soovitas. How brands grow. See, jah. ja ta on suht tehniline, ma veel ei julge soovitada, ma olen liiga vähe lugenud, aga väga huvitav on, väga juba nagu väga teistmoodi, juba saan uusi mõtteid. Okay. mis siis? mul on praegu tegelikult üks raamat nagu No Rules Rules, mis on siis Netflixi siuksest tiimi ehitamisest räägib. Turunduse koha pealt see inspireerib nagu nii palju, et nad nagu väga tugevalt räägivad seda, et sa pead hire ima endale tipptalente ja lihtsalt ostmagi neid üle mujalt. ja seal on veel mõned asjad, et turunduse koha pealt jah, mul praegu kohe isegi midagi käsil ei ole, aga ja ma soovitan, aga mis võib-olla turunduse koha pealt viimati ikkagi minu mõttemaailma väga palju muutis, oli Kriti koolituselt see Liisa Ennuste osa oli minu meelest, et kui seda ka järgmises selles Kriti koolituses äkki on, et siis brändi teema. see oleks väga hea, see brändi teema. aga kui on kellelgi veel raamatusoovitusi, lükake ka siia chati ja et see oleks väga lahe. ahah, nii, me oleme läinud välja. aga meil salvestus veel käib vist. Tundub jah, et Priit pani laivi kinni. okei, aga tegelikult siis tõmbamegi asja kokku, igal juhul aitäh kõigile, kes osalesid ja võib-olla kohtume veel. ja aitäh, kes sa kuulas seda tagantjärgi. nii et kuuleme järgmises webinaris, kus siin on järgmised huvitavad startup teemad, olge tublid ja edukat turundamist.